Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu ikka siis üks vlog kuu jooksul on see, mida ma proovin saavutada ja ma ütlen teile ausalt, et mul on olnud see kaamera kummuti peal niimoodi, et ma ärkan hommikul ja ma näen seda esimese asjana juba väga mitu päeva, aga lihtsalt pole viitsinud alustada vlogi. Aga lihtsalt, kuna mulle meeldib väga teiste vloge vaadata ja ma tean, et mul on ühel päeval väga tore neid vloge tagasi vaadata, siis ma lihtsalt ütlesin endale, et davai, täna alustad vlogiga ja nii ongi. Sest et Martakene saab sel reedel 6-kuuseks ja meil on hetkel esmaspäev. Ja ma lihtsalt ei suuda seda uskuda, et ta on juba nii suur, aga samas mul on nii hea meel ja minu jaoks need esimesed 1,5 kuni 2 kuud lihtsalt venisid nii hullult. Iga päev oli nii raske, sest ausalt ma lihtsalt arvasin, et Martakene ühel päeval lihtsalt ei jaksa enam oma okse seest läbi köhida ja nagu ongi kõik. Nii et te võite ette kujutada minu rõõmu iga päev selle üle, et ta on nii suur, nii tugev, ta saab ise hakkama, ta saab köhitud oma oksed. Tal ei tule une pealt oksed, et kõik see on nagu mind nii palju rahulikumaks teinud. Nii et jah, ühesõnaga, mul on siiralt hea meel, et ta on juba nii suur ja nüüd ma tõesti nagu naudin igat päeva temaga. Mis ei tähenda, et ma ei oleks vahepeal täielik närvihaige, kui ta näiteks otsustab lihtsalt mitte magama jääda mingi 2 tundi järjest. Aga muidu üldpildis on väga tore ja väga vahva. Nii et tere tulemast meie vlogi. Siin on üks väike kodanik, kes on ära õppinud panna tagasi üks asja nagu keel. Nii et ta niimoodi jutustabki minuga. Kas sa tahad midagi öelda ka? Jah, suu käib ka niimoodi. Jah. Kas suu teeb niimoodi nagu kalakene? Nii. Tellisin talle Amazonist selle mängumati. Nii et siis saab siin rahulikult oma oksesid panna, saab lihtsalt lapiga ära koristada, ei ole mingit teemat. Jah. Vaat see on see keel, millest ma rääksin, see keel. Jaa! Oksega suures pildis midagi muutunud ei ole, lihtsalt koguseliselt tuleb nagu vähem, aga ikkagi väga tihti oksendab ja seda okset on igal pool. Näiteks käisime pildistamas nädalavahetusel ja siis ka tuli lihtsalt nagu out of nowhere, ta isegi ei teinud krooksu, ta lihtsalt nagu niimoodi, et kõik oli okset täis. Põrand, ta kleit. Ma ei tea, head minu pluus pihta ei saanud. Ma võtsin muidugi endale varupluusi ka, et kui ta mind täis oksendab, siis mul on midagi asemele selga panna. Vot, aga praegult on kell saamas 10. Ma ei tea, kas ma muutsin siin vlogikaameril ka selle kellaaja ära. Ta eelmine vlog pani minu meelest veits nihkes selle kellaaegu. Ma peangi pärast seda klippi üle vaatama. Ja kui te mõtlete, miks mul nagu suur laetuli põleb, siis lihtsalt nii pime on. Õues on jälle nii hall ja rõve, et ma lihtsalt pidin panema tule. Aga meile kingiti päikest eile ja üleeile, ehk siis laupäev, pühapäev ja selle kohta tehti reaalselt eraldi uudis, sest see oli esimene päike detsembrikuus. Nii et jah, ütle, et sa elad Eestis, ilma et seda ütleksid. Võt nii, aga mina alustuseks lähen pesen ennast ära, sest et siin on mingi täielik juustu olukord. Üleüldse on hea enda nädalat ja päeva alustada sellega, et sa lihtsalt saad puhtaks, on ju? Otsu mulle meeldib, et ma nagu ise täiega lükkan vlogimist edasi, aga samas mulle meeldib vaadata teiste vloge. Näiteks täna ma vaatasin Nineli vlogi. Või Ninel, ma loodan, et ma ütlesin õigesti. Ühesõnaga, üks või teine variant on õige, aga mulle väga meeldivad tema vlogid ja tal on nagu siuksed mõnusad rahulikud vlogid, et saad nagu kaasa kulgeda ja mõelda. Nii et siis ma mõtlesingi, et davai, kui mulle endal meeldib tarbida, siis ma pean nagu ise ka natukene effortit näitama ja seda sisu looma, et tõesti ka endal oleks ühel päeval millelegi tagasi vaadata. Asjoo! Marta oskab juba kõhuli keerata ja selili tagasi ka, kuigi ta ei harrasta seda väga tihti, aga ta oskab. Nii et sellele on nii hea meel. Meil on väga suureks abiks olnud füsio ja ujumine ja Marta käib kolmapäeviti siis Mikuga Auras ujumas, sest et sinna medikumi, kus me käime, on üliraske ujumisaegu saada. See on hästi väike bassein ja sinna mahub korraga võib-olla 4 nagu täiskasvanud koos oma lastega. Teevad selle igast sukeldumisi ja asju ja ühesõnaga siuke kvaliteetaeg. Vot, aga aitab jäppimisest, ma pesen ennast ära ja siis saame edasi jutustada. Väike kodanik oma USA tädi kingitud pidžaamaga ja nägu ilaga koos. Sa oled siukene akrobaat. Asjoo.
ei lähe, kallis. Kogu aeg on vaja ennast ümber pöörata siin märkimisaluse peal. Kuule. Ei. Nagu te aru saate, siis meie märkmavahetused kolivad varsti voodi peale, sest et see Vello siin lihtsalt iga sekund proovib ennast ümber pöörata. Ja kõiki asju haarata, mis siin on ääre peal. Ja see on täitsa oksennalõpp juba täna hommikust, nii et läheb pessu. Kas peab kõike närima? Kuule, see on tudu aeg üldsegi. Jaa, lähme esimesse päeva unne. Selle jaoks lähme võtame Martale luti ja tavaliselt esimesse päeva unne ma lihtsalt tõstan ta nagu voodisse ja panen luti suhu ja mõnikord täitsa õnnestub isegi. Kõik tudukotid on kuivatist alles tulnud ja niisked, nii et pidin panema praegu teki. Ja tund Marta, näeme umbes poole tunni kuni tunni pärast. Tšau! Kui ma teile rääkisin äkki 3. kuu vlogis, et Marta lihtsalt panedki nagu külje peale, siis jääb magama, siis enam seda pole olnud. Ma arvan, tegelikult ise natuke rikkusime selle ära, et me hakkasime teda nagu kussutama mingi hetk, aga nagu jällegi ei ole õiget ega vale, et kui see sobib sinu perele, kui see ei häiri sind kuidagi, siis nagu go do, et keegi ei saa sulle öelda, et ainuke õige viis on panna oma laps voodisse ja umbes lasta nutab nii kaua, kuni ta magama jääb. Ja selle osas ma olen oma sõnu söönud ja ma kohe räägin teile lähemalt, aga ma lähen panen Martale lutti tagasi suhu. Okei, tal oligi tegelikult lutt suus, aga hääl oli siuke nagu poleks olnud. Igal juhul ma kunagi, äkki see oli isegi eelmises vlogis, ma olin mingi mina oma lapsele unetreeningut ei tee, et nagu meie kodus sellist asja ei tehta. Ja siis üks päev ma olin siin vahepeal tõbine, mul oli nohu ja köhaga oma last enda süles unne suigutada on nii raske, sest sul tulevad nagu valimatult need köhatused ja mul on nagu eriti paljud need ka, nii et ma lihtsalt olin mingi nii, ma ei saa sind täna kussutada, et ma pean proovima kuidagi muud moodi ja siis ma lugesin selle unetreeningu kohta ja et mitu minutit sa pead ootama ja niimoodi. Ja ma ei mäleta, kuidas see toopäev läks, aga mingid päevad me oleme täitsa saanud ta niimoodi ka, et paneme lihtsalt voodisse, lutt suhu, teeme pai, nagu ütleme, et kõik on hästi, on ju, emme on siin või issi on siin, et nüüd on tudu aeg ja nüüd jääme magama. Ja mõni päev nagu tõesti jääbki ja me oleme lihtsalt Mikuga mingi, et kas ta jäi just voodis magama. Aga mõnikord ta vajab ka kussutamist, nii et seda me oleme talle ka pakkunud. Selline mõnus sõnade söömine käib, et selles mõttes ma nagu muidu väga tihti ei ütle siukseid asju välja, et mina küll kunagi nii ei tee. Aga unetreeninguga ma arvasin küll, et ei, et umbes mina ei jäta oma last nagu nutma, on ja. Aga sa saad aru, et nutul ja nutul on tegelikult vahe. Et üks on siuke nagu vingunud või siuke nagu aga teine on nagu südamest siuke nagu kurb nutt. Aga praegult ma arvan, Marta lihtsalt tahab lähedust, nii et ma lähen kussutan teda ja proovin ta esimest sunne saada. Nagu te nägite, siis mõni päevatudu möödub meil süles ja see on ka okei. Nii et mõni päev on lihtsam teda selle lühikese tudu ajal süles hoida. Ta magas 50 minutit ja nüüd järgmine asi meie kavas on söömine. Ta sõi 3 tundi tagasi ja ma proovingi hoida selline 3-4 tundi vahet. Tegelikult tal on nagu täitsa fine, ehk siis päevas siuke mingi 4-5 toitmist umbes ja ta sööb siis iga päev ära pool pakki püreed. Ja ööunned on meil praegu niimoodi, et ta läheb nagu ööunne kuskil ütleme 9-10 paiku, no enamasti ikkagi 9 paiku. Siis ta magab umbes kella 4 või 5-ni, siis tuleb minu kõrvale, ma toidan ja ta jääbki siis meie nagu vahele magama kuni mingi 8-ni, mõni päev 9-ni. Et selles suhtes praegult nagu pole ühtegi ööd olnud enam niimoodi, et ta ei ärkaks ühtegi korda. Ja ma arvan, et see on ka nagu väga okei. Et selles mõttes ööunne ta läheb ikkagi enda voodisse, sinna kontorituppa. Mingeid monitore asju me praegult seal ei ole, et ma kuulen ise, kui ta ärkab ja siis ma lähen või lasen Mikul ta siis tuua meie juurde. Ja see on praegult väga hästi toiminud. Põhimõtteliselt reisist alates, ehk siis kui me tagasi tulime, tähendab. Ja reisil ka ta oli ju eraldi voodis esimese une, et tagasi tulime novembri alguses ja praegult meil on siis detsembri keskpaik. Ja see tähendab seda, et ta on kuskil 1,5 kuud siis maganud täitsa nagu enda toas esimese ööune. See on olnud imeline, selles mõttes, et mõne töötaja on ju magas täitsa nagu terve öö, aga see on ka meie enda unele ülioluline, sest mina magan mega halvasti, kui ma olen Martaga samas toas, kui ma kuulen nagu igat ta liigutust, vahepeal ta ju sonib läbi une on ja, et ma olen nagu kohe üleval, aga kui ta on seal kontoritoas, siis ma ei kuule teda väga hästi.
nagu mingeid väiksemaid helisid, et muidugi kui ta nutma hakkab, siis ma kohe kuulen, aga siukseid väiksemaid läbi une sonimisi või ma ei tea, nihelemisi ma ei kuule, nii et see on nagu väga-väga hea olnud. Ja noh, olgem ausad, meid on nagu säästetud sellest une regressioonist. Tal küll mõned ööd siin vahepeal oli, kui ta õppis keerama, et ta oli ärkas mingi kell 3 öösel, oli kella 5 lihtsalt üleval, et ta nagu ei jauranud otseselt, aga lihtsalt oli nagu full ärkvel. Yeah. Nii et see oli nagu siuke põnev periood. Joo. See on nii nunno. Ma arvan, me lähmegi mingi tunni pooleteise pärast lähme Martaga välja. Ta on nüüd suure tüdruku kärus, ehk siis istumisosaga. Vankrikorv jäi väikseks ja see praegune Voxi muu soojakott on ka päris väike, nii et ma tellisin talle Voxi Exploreri. Vaatame, millal see kohale jõuab. Jagast tellisin. Nii, ma veits hingeldan. Ma käisin Smartposti kulleril vastas. Miku tellis Toomannist meile klahvi, nii et äkki täna õhtul saab isegi klahvi kuulda. Marta kuuleb iga päev kitarrimängu ja nüüd siis lisaks hakkab klahvi ka kuulma. Nii et ei pääseda sellest muusikast mitte kuidagi. Meil siin jah, iga päev mingi väike muusikaline vahepeal käib. Pääsega ma tassisin seda klahvi nüüd natukene rohkem koridorist edasi. Ja see oli natuke raske. Ma ei ole 2 nädalat käinud trennis, sest mul oli mingi rets nohu ja ma tean täpselt, millest see tekkis ja köha oli ka. Käisin hõlmad lahti Prismas ja ma tean täpselt, et see Prisma parklas ma tundsin, kuidas ma jään haigeks. Lihtsalt mul on nagu igal pool nii palav, et eriti kui mingi paksemi õppe seljas, siis ma lihtsalt ei suuda. Ma pean olema nagu hõlmad lahti ja tol hetkel ma jäin haigeks ja ma olin 2 nädalat haige, nii et nüüd ma väga ootan minna trenni. Ma küll ei tea, millal see juhtub. Ma loodan, et sel nädalal väga-väga igatsen trenne tõesti. Aga mis meil siis täna plaanis on? Kindlasti tahaks minna jalutama, sest Martale väga meeldib vankristuudiosid teha. Although ma peaks talle vaatama mingid nagu talvekindad, sest et tegelikult ta praegult on ka, aga mul on tunne, et need on nagu liiga väiksed, kuigi need on nagu beebikindad Lenne brändist ja lihtsalt viimane tudu, mis tal oli mingi peaaegu 3 tundi magas vist äkki kärus ja tal oli une ajal tulnud need kindad ära, nii et olid käed nagu tulipunased ja täiega külmad, et õues ennast nagu väga külm ei olnud, aga ta ei ärkanud ise üles, et Miku läks teda äratamast, ta oli nii kaua maganud juba. Igal juhul mul oli lihtsalt nii kahju nagu, et need käed olid nii külmad, seega ma peaks talle mingid kindad tellima. Ja täna on mul veel plaanis teha küpsiseid, makadaamia pähkli ja valge šokolaadi küpsiseid ja homme ma siis panen küünla ja küpsise kombo pakid teele ja nagu ma olen teiega aus on ju, nagu täiesti 100% aus, ettevõtjana Eestis ellu jääda on nagu nii räme raske ja ma elu sees, vähemalt praeguse seisuga, ei saaks endale palka maksta. Et kui mu unistus siin on, et ühel päev on iseenda tööandja on ju, siis praeguse seisuga, no ütleme need küünla-küpsise kombosid, ma tegin nagu normilt promo sellele. Neid tellimusi on siis tulnud kokku 3 ja ühesõnaga ma sellist asja ilmselt enam kunagi ei tee, et see on nagu räme hustle 3 küpsise pärast hakata nagu noh, ütleme tervet seda küpsetamise asja ette võtma on ju, et ta ei ole nagu raske, selles mõttes ma väga nagu naudin küpsetamist ja nii, aga ta on ikkagi noh, ajakulu ja küünlad pean ka siis juurde tegema. No igal juhul ei lähe väga see ettevõtluse värk ja vahepeal mul oli siin siis see töötuba ka on ju, mida ma ka eelmises vlogis tegelikult promosin. Ja sellega niimoodi, et ma tegin selle töötoa ainult sellepärast, et oli nõudlust ja ma tegin veel nagu küsitluse enda ettevõtte Insta-kontol, et vasta ainult siis, kui sa päriselt oled tulemas on ju. Ja ma paningi nagu kuupäevad, et märgi siin, mis kuupäeval sa tuleksid ja panin kellaajad ka. Ja nagu vastajaid oli mingi 10, ma arvan ikka, ja 10-ga ma olingi nagu arvestanud, et võiks tulla töötuppa. Ja siis tegin nagu, see, et toodet kodukale lisada, see on ka nagu väga korralik ajakulu. Ma otsisin mingid pilte ülikaua nagu töötubadest ja niimoodi ja siis ma panin selle nagu kodukale ülesse ja promosin, et jaa, et saate nüüd vaata töötuppa tulla ja nagu üks inimene ostis pääsme. Üks inimene. Ja see oli ka niimoodi, et sai mingi 12 tundi just oli see story üleval olnud, et siis nagu tuli esimene ost ja ma olin mingi päriselt ka või. Et nagu what's the point nagu nii hullult vaeva näha ja saada üks inimene töötuppa.
et noh, ilmselgelt ma ei oleks teinud seda ühe inimesega töötuba, on ju, sest minu jaoks see näiteks see stuudiorent ise juba oli mingi 120 €. Et selles suhtes ma lihtsalt jään nagu miinustesse omadega, kui ma sükest heategevusprojekti teen. Ja siis ma juba vahepeal nagu canceldasin ära selle stuudiorendi, ma olin mingi et mul nagu ei tule inimesi kokku, on ju. Ja siis mõtlesin, et davai, ma proovin nagu ühe korra veel, et nagu paningi, et nagu üks inimene on reganud, et ma juba canceldasin ära, aga et umbes kui te tuleb nagu veel, et noh, miinimum 9 nagu, et siis me võime teha seda töötuba ja siis ostetigi, nagu väga hea meel oli sellest. Ja osteti siis kokku 9 pääset ja tegimegi ära töötoa ja nagu täiega äge oli. Kuna see küünal vahepeal seal tahkub, siis ma võtsingi nagu läpakas, näitasin mingid pilte, nagu kust ma üldse alustasin ja nagu kuidas ma alustasin oma ettevõtlusega ja mida ma olen õppinud ja mis on meie kõige suuremad nagu failid olnud ja siis arutasime, et kes seal veel nagu ettevõtlusega tegeleb ja mis valdkonnas ja niimoodi. Ja täiega äge oli lõpuks, aga lihtsalt see pinge nagu, et sa proovid selle ruumi ära ja nagu võtad endal ju põhimõtteliselt pool päeva vabaks, on ju, ja pead mingi hoidja leidma ja nagu millal ma pumpan ja ühesõnaga hästi palju logistikat ja siis nagu üks inimene ostab pääsme, et see on tegelikult täiega kurb nagu, aga ma mõistan ka, sest et eriti nagu viimase 2 aasta jooksul ma näin, et inimesed nagu väga valivad, kuhu nad oma raha panevad ja nagu e-poest küünla ostmine on suht viimane koht, kus seda nagu pannakse, on ju, seda raha, et pigem ei tehta neid oste. Ja üks väga kurb tõsiasi on see ka, et kui sa oled nagu väikeettevõtja, siis noh, et su sõbrad tegelikult nagu ülivähe toetavad sind ja see ei ole nagu mingi, ma ei tea, kellegi nagu häbiposti panemine või midagi, et ma lihtsalt räägin nagu üldiselt, et see on nagu suht kõigil niimoodi, et tegelikult sind toetavad rohkem nagu võhivõõrad kui su enda sõbrad, aga lihtsalt nii on ja nagu midagi pole teha. Ma ei saa kedagi sundida ostma või toetama mind. Vot, lihtsalt väike süke ettevõtluse ränd. Nii, et täna õhtul ma siis hakkan 3 küpsist tegema. Või no ilmselgelt ma teen selle taigna kogus ära, sealt tuleb mingi 7-8 küpsist, eks ma siis ülejäänud jätan endale. Ja siis ma panengi need pakid teile, mis on tellitud ja nii ongi. Et selles mõttes ma nagu proovin mitte väga kurb olla, aga sükest kombot me enam kunagi ilmselt ei tee. Nii et jah. Lihtsalt selle avalduse esitamisega, et toitu käidelda ja seda müüa, siis sa pead nagu PTA lehel tegema teatise ja seal oli nagu seda liiki üliraske määrata, nii et ma nagu ülikaua mässasin sellega, siis ma vahetasin selle ametnikuga mingi teemail, et mul oleks see õige käitlemisvaldkond ja ühesõnaga see kogu see hassel nagu ei ole väärt seda, et sul ostetakse nagu 3 küpsist, vaata. Vot, igal juhul jah, siuke väike lihtsalt ettevõtja ränd siia. Aga ma olen nagu super tänulik nendele, kes toetavad, kes ostavad. Iga tellimus reaalselt toob mulle naerutuse näole. Nii et kui sinu sõber on ettevõtja, siis toeta teda, osta talt asju, ära küsi soodushinda, maksa täishinda ja teinekord isegi maksa rohkem. Et ausalt see nagu väike ettevõtja elu on mega keeruline. Aga ma arvan, ma teen küpsistaigna valmis. Marta siin maas mängib ja siis, kui ma saan küpsistaigna valmis, siis me ilmselt lähme jalutustiilule, kui ma näitan teile taevast korraks. Täpselt nii hall ongi. Aga noh, maagiat tuleb ju ise luua, nii et lähme siis sinna maagilisse õue jalutama. Väiksed pestikad. Ja mina hakkasin küpsistaigent tegema. Ja Martsu vaatab mind siit toolist. Kas see on põnev? Kas sul on põnev? Jaa, saad oma lutiketiga mängida. Minu väga kannatlik paariline on siin. Ja ma just sain taigna valmis ja fun fact about me. Miks ma olin 29 aastane, kui ma sain aru, et need otsikud mikseril on taigna jaoks. Nagu ma ei teadnud, et sellega tehakse taigant. Ma olen ainult neid miksri otsi siis kasutanud. Ma ei tea, mis see õige see sõna siin ots on. Igal juhul need on taignaotsikud. Nagu just so you know, sest mina ei teadnud. Jah, emme ei teadnud. Viskasid kohe imestusest enda selle närimisasja maha, jah? Väike Pepi! Rõõmus Pepi! Ma teen nüüd taigna pallikesed ka valmis siin. Niimoodi käte vahel mudin. Ja ongi ilus pallika valmis. Ja läheb ahjuplaadile. Ja järgmine pallike. Ja niimoodi tuleb nüüd umbes 7-8 tükki kokku. Nii, pallikesed on valmis ja lähevad külmikusse. Me kohe liigume Martaga õue, aga ma pean panema meie voodipesud pesema, sest need pesevad 3 tundi. Ja ma tahan, et nad teeksid seda siis, kui me oleme jalutamas. Siis ma saan need pärast panna kuivatisse. Igal juhul ma siin
esimest korda pärast Marta sündi vist üldse panin ise pruunistajat, sest me läksime photoshootile ja no valged voodilinad on ja siis kohe näitan teile, mis sellest juhtus. Miku lihtsalt vaatas nagu need plekke oli mingi, mida sa tegid, nagu vaadake, need on mu lemmikud Hemtexi, need voodilinad. Siin on ka mingid plekid ja siin ka. Vähe ise pruunistaja värk igal juhul. Ma panen normilt seda plekki eemaldit ja siis lähevad 60 kraadiga pessu. Ma panen praegult seda, mis ma kunagi tellisin enne seda, kui ma Friendly orgaanikut tellisin. Igal juhul ma loodan, et see aitab mind ja ma panen nagu pesule siis lisaks veel masinasse ka seda pleki eemaldajat. Riik, ma loodan, et see aitab mind, muidu ma pean uued need linad ostma. Padjapüül on ka normilt retsi saanud lihtsalt. Ma panen nüüd linad pessu ja me läheme Martaga jalutama. Huvitav, kas meil kunagi õnnestub Martaga niimoodi ka kodust välja saada, et esiteks ma ei ole üleni higine ja teiseks Marta ei karju. Siiani pole veel õnnestunud. Selles mõttes nagu suvel oli ülilihtne, et lihtsalt võtad ta nagu toariietega ja viid vankrisse. Ei pea mingeid kihte panema, ei pea mütse panema, kindeid panema, ei pea trakse kinni panema, aga ühesõnaga väljas me oleme. Suureks kurbuseks avastasin, et ma unustasin klapid koju, et väga pikka tiiru siit ei tule. Sorry, Marta. Ma jätan ta maja ette magama, et ta on nagu viimased paar korda ikka väga ilusti pikad tuidud teinud maja ees. Panengi monitori ja teen need küpsised valmis, teen küünlaid natuke ja siis, ma arvan, et ta võiks kuskil 2 tundi magada ikka, aga kas me saame võtta hetke ja vaadata mu näonahka või? Nagu viimased vlogid ma olen täiesti nagu kohutava näonahaga olnud ja selles mõttes ma ei ole mitte midagi muutnud, ma ei ole mingeid uusi tooteid ostnud, vaid ma lihtsalt, ma ei tea, vist ükspäev vaatasin, et vau, mul ei ole ühtegi punni praegu, täiesti uskumatu. Toodetest rääkides, siin oli vahepeal on ju Black Friday ja küberesmaspäev, ühesõnaga kõik siuksed ostupühad ja ma lihtsalt ütlesin endale, et helakas, nagu sul ei ole ühtegi uut asja vaja. Nagu mitte ühtegi, et ma ostsin ainult nagu mingeid pesuvahendeid, neid nagu pesulehti ja lõhnapärleid, millega pesu pesta. Sest tegelikult nagu tõesti on nii hullu üleküllastus ja ma pesen oma praeguste näopesuvahenditega kõik ära, nagu kasutan kõik ära ja kõik seerumid ja siis ostan uue. Siukse kokkuleppe ma tegin endaga, kuigi need hinnad on nagu nii ahvatlevad, on, et -50% kohe vaja. Tegelikult ei ole. Jah, siuksed mõtted siia, aga jalutame veel natuke, siis ma lähen koju, jätan Marta maja ette magama ja asun toimetama. Marta magab, kiisud ka tuduvad. Ma panen kohe küpsised ahju ja hakkan küünlaid tegema. Lihtsalt nendin fakti, et kell on kohe 2 saamas ja lihtsalt õues on nii pime. Veider on see, et mind ei ole see kunagi nagu varem niimoodi häirinud. Eelmisest aastast alates kuidagi see talv nagu ei lõppenud ära. Et ma mäletan märtsikuus ma olin mingi friik, millal see nagu päike tuleb, millal tulevad nagu lilled, vaata tärkavad, loodus läheb rohelisemaks, et see talv lihtsalt venis ja venis ja venis ja see oli siuke rõve mingi lörts ja hall ja nagu lihtsalt pläss, vaata. Et iga hommik ärkada on mingi, täna on jälle seesama, okei. Et kuidagi eelmisest aastast alates see hakkas mind täiega häirima ja nagu see aasta lihtsalt nagu mu lemmik oli see, et selle kohta tehti isegi uudis, et päike tuli välja nagu 12. detsember, sest et see oli esimene päev detsembri jooksul, kui päike paistis ja nagu see on lihtsalt kurb ja naljakas koos. Igal juhul mul on tunne, et ma täna vist panin Marta nagu natuke liiga soojalt riidesse, et ta rõid need koduriided, siis ma panin talle ühe merino kombe ja siis ma panin ta veel sinna soojakotti. Aga õues on nagu mingi 6 kraadi lambist. Panin talle mingi kindad ja mütsi, aga ma panin õnneks selle õhema mütsi, et ma ei pannud seda paksu karu kõrvadega mütsi. Ja lihtsalt milline raiskamine, et eilõhtul tuli nagu ilus paks lumevaip maha ja täna hommikul on, ma isegi ei ole sõnu selle kirjeldamiseks sellist rõve. Aga tead, ma proovin mitte sellele keskenduda, okei? Ma räägin teile, mis viimasel toimunud veel on. Meil oli esimene öö Martast eemal ja see oli siis eelmine esmaspäev ehk siis 8. detsember. Ma ostsin meile augustis, kui Marta sai 2-kuuseks, siis ma kuidagi avastasin nagu lihtsalt, et piletimaailmas müüdi neid Lehman Brothersi pileteid ja see oli küll mingi 3. rõdu ja piiratud nähtavus ja mis iganes, ehk siis sa vaatasid nagu põhimõtteliselt ülevalt alla nagu seda etendust on ja, aga ma olin mingi ei, nagu kui pileteid on, ma võtan ja me teeme selle teidi Tallinnas, ma ei tea, kuidagi ikka saame Martale hoida on ja saimegi, ehk siis ma juba seal samal kuupäeval vist, kui ma need pilet ära ostsin, siis ma rääkisin oma õega ja ta oli mingi et noh, õde elab Tallinnas on ja, et tooge Marta siia ja saate ise minna kuskile, ma ei tea, hotelli ööbima või midagi ja nagu see oli lihtsalt
nagu te ei saa aru, see oli nii vajalik. Nagu see oli nii vajalik, et me saaks korra oma sellest MS-i mullist välja, sest ma olen teiega nagu alati siin võrdlemisi aus olnud, on ju, ja ma räägin nii palju, kui ma saan, et see asi ei puuduta nagu ainult mind, on ju, aga tõesti see lapsevanemlus nagu, ütleme, see rong sõitis meile väga tugevasti pihta ja kuidagi sa avastad nagu uusi külgi oma kaaslase juures, kui sa saad lapsevanemaks ja muidugi iseenda juures ka, on ju. Mina sain teada, et ma olen nagu tohutult kannatamatu inimene. No, ma teadsin seda enne ka, aga lihtsalt kui ma sain lapsevanemaks, siis see nagu kinnitas mulle veel ja veel ja veel, et ma olen nagu täiesti kannatamatu ja ma võin täiega nähvata ja olla siuke nõme. Ja no ühesõnaga jah, et ma nagu Miku puhul ka avastasin mingeid uusi külgi ja tegelikult nendega tuleb nagu tegeleda, et sa ei saa lihtsalt nagu, mind nagu häirib küll miski, aga ma ei tegele sellega. Ühesõnaga me käisime siis teraapias mingi 6 aega tagasi ja see oli nii hea, nagu terapeut täiega kiitis ka, et nii tore, et te tulete siis, kui nagu tegelikult kõik on hästi, on ju, et noh, temal on tulnud ka paarid, kes on mingi 20 aastat koos olnud ja siis hakata mingeid mustreid murdma on nagu väga keeruline, et pigem nagu kohe alguses minna ja teraapia ei tähenda seda, et midagi on nagu halvasti, vaid see, et sa tahad, et see suhe saaks olla nagu veel parem, on ju. Et samamoodi, kui inimesed käib psühholoogi juures ka, siis see ei ole see, et ta on nüüd nagu eluga kuskil põhjas, vaid et ta lihtsalt nagu proovib endaga paremini hakkama saada ja oma mõtete ja tunnetega, et ühesõnaga see oli väga-väga vajalik, väga julgustan teisi paare ka minema, see oli nagu puhtalt mu enda mõte lihtsalt, et tegelikult nagu võiks minna, sest ma väga armastan Mikut ja lõppude lõpuks me oleme ikkagi nagu abigaasad, et jah, lapsevanemad ka, aga me esmalt ikkagi valisime nagu teineteist ja kui lapsed on suured, siis me oleme jälle ju kahekesi, et see on nagu hästi oluline meeles pidada, et see raske aeg, ta on lihtsalt mingi periood, aga lapsed ei ela elu lõpuni sinuga, loodetavasti. Väga loodan, et Marta nagu ikkagi iseseisvub ja kolib välja mingi, et kuigi see hetk ilmselt saab olema väga raske, aga lihtsalt nii oluline on tegeleda nagu oma suhtega ja ka seista selle eest, et mina olen väga tänulik, et meil on sellised sõbrad, kes räägivad meie ellu tõde, kes ei ole mingi täitsa mõttetu värk, vaata, ära üldse üritagi, vaid nad on mingi okei, kuidas me saame aidata, vaata, kas te tahate teid näidele minna, me hoiame Martat, et nagu hästi siuke suur tugi on selja taga ja ma ei kujutaks seda ette nagu seda lapsevanemluse teekonda ilma oma seljataguseta. Nii et ja ühesõnaga me käisime siis Lehman Brothersit vaatamas, see oli väga hea etendus. Pärast seda läksime Mäkki, nagu 13-aastased, sõime Mäkki ja läksime hotellituppa mingi kell 1 äkki ja siis jäime magama. Ja no okei, ma köhisin seal on ju, ehk siis nagu öösel, kuidagi kui läheb pikali, siis see köha nagu tuleb täiega esile. Ma ei magan nagu väga hästi, aga mõnus oligi see, et kui hommikul läksime mingi 8-9 paiku, siis me saime lihtsalt lebotada. Nagu, et ei pidanud kohe minema Martat võtma, vaid saime lihtsalt olla. Saime hommikusööki süüa, jutustada nagu nii vajalik. Ja Marta läks täiega hästi mu juures, ta oli mingi täiesti musterlaps seal lihtsalt. Nii et ja meil tulebki nüüd laupäev tuleb sõpradega nagu jõulupidu ja me tahaks seal kauemalt istuda, nii et siis mu õde tuleb siia ka hoidma Martat ja see on lihtsalt nii äge. Ja ma olen algusest peale olnud nagu selle põhimõttega, et Marta on küll minu laps, aga ta ei ole nagu minu omand, et ma ei hoia temast nagu 10 küünega kinni, et ainult mina hoian teda ja ainult mina tean, mis talle hea on, ainult mina oskan teda maha rahustada, nagu ei. Et selles mõttes juba algusest peale oli see, et minu ämm ehk siis Miku emme tuli haiglasse, kui Miku jäi haigeks, et oli nagu minuga põhimõtteliselt Marta esimestel elupäevadel ja ausalt, no ilmselt see lihtsalt pidi nii minema, et Miku jäi haigeks ja Mare tuli, sest et mul oli nagu nii palju abi temast, ma iga päev mõtlen sellele tagasi, et reaalselt nagu mida ma oleks teinud ilma temata, ma ei algus mingi ma saan ise vaata. Nagu Kaila, sul on 7 kihti lahti lõigatud, sa oled operatsioonilt tulnud, sa ei saa selle lapsega üksinda hakkama, nagu palun võtta abi vastu. Nii et see oli lihtsalt nii tore ja meile täiega nagu hea side tekkinud pärast seda, nagu veel tugevam side, mitte et midagi oleks enne halvasti olnud, aga see kuidagi lähendas nagu nii palju. Ja ma näen, kuidas papa ehk siis nagu Miku issi saab üli hästi hakkama nagu rahustamisega ja ta oskab Martaga hästi tegeleda ja suhelda ja ühesõnaga, et tegelikult nagu terve küla ju kasvatab seda last, mitte niimoodi, et ei mina umbes nagu, ma ei anna kellelegi hoida ja minu. Ja ma tahan, et Marta oleks sotsiaalne laps, mida ta juba ka on, mis on nii äge, et ma annan teda hoida, muidugi mitte nagu liiga tihti, aga aeg-ajalt, sest et ma tahan ka ise saada tuulutust, ma tahan trennis käia, ma tahan vahepeal olla pikemalt väljas ja tänu sellele ma olen ka nagu rahulikum ja parem ema.
et ma tõesti nagu ei lähe nii kiiresti närvi, ma oskan nagu igatseda juba, on ju, et kui sa oled kogu aeg koos, siis seda igatsust lihtsalt ei teki. Nii et siuksed mõtted siia. Aga mis on veel põnev sel nädalal on see, et meil tuleb Dianaga kingivahetusvideo, on ju, ja ma nagu, eelmine aasta käis siin, tegi endale küünla DIY, ta tegi siis Liisaga kingivahetusvideot, tegi see küünla. Ma mõtlesin, et ta tahab see aasta nagu sama asja teha. Ma ei saanud üldse nagu aru, et ta tahab minuga seda videot filmida. Ma sain aru, et tuleb lihtsalt küünalt tegema. Ja siis ta hakkas nagu kirjutama palve tagasi, et kuule, et paneks siis need kategooriad paika. Mul on mingi, ootas, tahad ikka ju ainult küünalt teha, siis ta mingi ei, ma tahan tervet videot suga teha. Seega ma asusin kohe tegutsema ja ma juba tellisin talle ära ühed asjad. Ühesõnaga sellest tuleb nagu täitsa eraldi video siis Diana kanalile ja ma pean hakkama seda ka filmima. Igal juhul asjuke nagu väike segadus. Ma olin mingi, what? Nagu tervet videot, mingi okei. Aga noh, see ei ole nagu nii keeruline ka. Nii et siis mõtlesime kategooriad välja ja üks kink on mul igal juhul olemas. Teise ma teen ise ja kolmanda siis pean kuskilt poest leidma, aga siin on veel aega, nii et põnev värk siis veel ees ootamas. Aga ma panin ahju sooja nüüd ja nüüd on tal täitsa õige temperatuur, nii et ma panen küpsised ahju ja hakkan küünlaid vorpima. Sööda lõunasööki ja siin said küpsised valmis. Yummy! Mul on siin korralik mäsu, aga ühesõnaga küünlad valmivad. Siia tuleb juurde veel vaha. Ja mina viin prügi välja. Pakendid juba viisime üks päev. Prügi ootab siin. Sellega on mul eraldi lugu, seda ma pean teile rääkima. Aga siin on mul viin bio välja. Need lähevad annetusena sisesse tagasi. Mul on ootus veel üks suur kotti täis asju. Ma viin põhimõtteliselt iga kuu sinna tagasi riideid, sest meil lihtsalt on neid nii palju. Aga prügi välja. Lähen toon kuurist küünla need pakendid. Karbikesed kuur saab ühe kaupa need küünlad sisse panna. Pean selle pealambiga võtma. Siin on see pealamp. Ühesõnaga, et kuuris midagi näha oleks, siis võtan pealambi kaasa ja lähen äratan Marta üles, sest ta on juba üle 2 tunni maganud ja see teeb siis niimoodi, et ta on peaaegu 3 tundi täna kokku maganud, aga kuna kell on alles nii vähe, nagu kell saab alles 4 varsti, siis täna tuleb ilmselt 1 uni tal veel. On ju niimoodi Kemsu. Kemsu ootab juba krõbu. Kell 5 tuleb krõbu neil. Kisi magas 2 tundi 12 minutit. Kisi magas. Väike musimum. 4 tundi toidust. Nii et hakkame sööma. Ta oleks edasi maganud rahulikult. Aga ma äratasin ülesse. Toitsin Marta ära ja siis vaatasin, et tal on küüned jälle nii pikaks kasvanud. Nii et on aeg neid natuke choppida. Siin on tal küünekäärid ja minu meelest küünte lõikamine beebil võiks kvalifitseeruda olümpialaks, sest see on lihtsalt nii keeruline. Ta hullult vehib ja teeb igast pulli, siis on lihtsalt mingi jaa, kohe on kõik, natuke peal vastu, kohe. No nii koomik. Reaalselt, Martsu. Ei, praegult ei lähe võtma seda. Jaa, praegult ei lähe võtma. Lihtsalt üliruttu peab ära lõikama. Oot. Oota, Marta! Aia! Surub mulle lihtsalt jalaga kuskile. Hingamist turu peale. Oot. Ei, korralik võitlus käib. Kuule, mis sa kakled emmega? Võta seda. Võta mängi sellega, vaata. Mängi sellega. Ühe käega. Taast ma talle andnud selle silikonist lusika tegelikult, millega ma talle seda probiootikumi annan. Võta lusikas hoopis. Seda saad ühe käega hoida. Aga mul on su ühte kätt vaja ikkagi. Üks käsi tehtud ja mu alaselg lihtsalt karjub, sest nii valus on. Nii, pöidlaküüs ka veel ja siis on kõik. Mõlemad käed lõigatud ja nüüd ma tunnen, et siin on väike pomm. Mu nina vedas mind alt, ei olnud mingit pommi. Hea juhul, kell on saanud 4:30 ja see tähendab seda, et Miku tuleb varsti koju ja ma arvan, et ma siis lähen teen ühe toidupoetiiru, sest homme tuleb Miku klassivend, vana klassivend meile külla oma pojaga ja ma plaanin äkki teha lasanjet ja mingit head magusat asja ka äkki. Nii et siis ma peaks minema poodi ja Miku saab siis Martaga hängida, aga ma olen suht kindel, et esimene asi, mis ta teeb koju tulles, on see, et ta paneb klahvi paika ja hakkab mängima, nii et Marta siis saab seda kuulata. Meil on Martaga väike peituse mäng. Kõkõ! Kõkõ! Emme! Kus on emme? Kus on emme? Läheb peitu. Kus on emme?
Küsin nimme! Martal oleks nagu plashiga tehtud põsed õues magamisest siuke roosa peskne tüdruk. Kemsu just kettis. Mingit pruuni vett. Väga rõve. Igal juhul mul on vaja see siin ära pesta ja mingi olematu summa eest marketplace'i panna. Ma võtsin oma meiki siin, aga ma tegin korraliku suur puhastuse ja jätsin nagu ülivähe asju alles. Nii et mul ei ole seda enam vaja ja mulle ei meeldi, et meie vannitoa terve kapp on minu asju täis ja ma pool isegi ei kasuta. Või noh, pärast Martat ma nagu vaeva üldse jõuan meikida. Ja mul ei ole nii palju asju vaja, nii ma pesen selle ära ja panen mingi väikse summa eest müüki. Istusin siia Marta juurde maha ja mul on teile üks väike story time. Ja seda on nagu nii piinlik rääkida, ma ei ole isegi oma sõpradele seda rääkinud, sest et mul on nagu nii marklist rääkida sellest, aga ma sain täiega üle Jaga platvormil ja see oli nüüd see üks kord, kus ma otsustasin, et ma nagu kannan otse raha üle, sest see oli reede õhtu ja mul oli kiiresti seda vaja. Ühesõnaga ma räägin lihtsalt nagu backstory ära, et miks ma kandsin raha üle, mitte ei teinud Jaga kaudu seda ostu, sest et ta ei saa vaata kohe kätte seda raha. Igal juhul meil ei ole kunagi olnud inhalaatorit, nagu pole vaja olnud, pole kasutanud. Oleme nagu ravimitega siis oma nohu ja köha ravinud on ja. Aga seekord ma tundsin, et reaalselt mul on vaja ja ma täiega kartsin, et äkki Martal nagu ka tekib nohu või köha, et äkki tal on nagu ka vaja teha auru, et noh, nii väiksele ju mingit nohurohtu ei anna, et siis on vaja inhalaatorit. Ja ma leidsin Jagast nagu ülihea pakkumise, 40 € ja müüdi täiesti uue pähe. Et ainult korra pakendist välja võetud ja nagu that's it, vaata, et me ei ole seda kasutanud, nagu täiesti tuttuus värk, et tule osta ära lihtsalt 40 € on ja vaatasin Tartus ka, kirjutasin siis, Annika on tema nimi, shame on you Annika, nagu reast nii piinlik, aga kirjutasin talle, et joo, et ma tuleks järgi ja oli reede õhtu, mingi 8-9 paiku, küsisin kontonumbrit, ta ütles, et tal ei ole, et tal on mingi Paysera või mis iganes, ma ei ole elu sees kuulnud sükst asjast, nagu mõtlesin, et okei, noh, ei ole inimesel pangakontot, ei ole, et ta on mingi Paysera tantspoja pangakonto nagu ja ma olin mingi okei, et nagu veits scam, aga samas nagu ta tuleb anna mulle ise selle üle, et nagu nii palju austust ju ikka on, kui inimene sulle ise üle annab, et siis nagu see toode peab olema nagu kirjeldusele vastav on ju. Igal juhul. Läksin siis tootele järgi, Annika rõõmsalt tuleb anna mulle selle üle, nagu ütleski veel, et jah, et meil see nagu kasutust ei leidnudki on ja nagu niimoodi naeratasin ja siis ma ütlesin, no, et meil läheb kohe kasutusse on ja et mul on nagu kiiresti vaja ja nii. Ma tõesti nagu ma ei saanud lihtsalt nagu läbi nina enam hingata ja see ajas mind nii närvi. Nii et sellepärast mõtlesingi, et kui kellelgi nagu uuena seisab, et miks ma lähen siis nagu apteeki ostma on ju, kui nagu see sama toode on kellelgi juba olemas. Aga nali oli minu kulul, sest et ma panen siia siis pildi, milline on nii-öelda detailide või varuosade nagu uus kott Annika meelest ja milline on siis nagu päriselt uus kott, mis ma hiljem ostsin ikkagi apteegist lõpuks. Ja ma tulen koju ja ongi esiteks ma võtan selle karbist välja on ju. Juba ma näen, et see masin ise on must. Tegin masina puhtaks. Filter on must. Seda, et seda masinat on kasutatud ja nagu mitte vähe. Ja need varuosad nagu huulik ja need väiksem mask ja niimoodi mina ei tundnud obviously, sest mul oli ninna täiesti kinni on ju. Aga Miku ütles, et need haisesid suitsu järgi ja ma olin mingi lahe. Nagu ma ei taha lihtsalt uskuda, et ma sain praegu nii haigelt üle. Ma lihtsalt ma ei ole nõus seda uskuma nagu. Ja siis me paneme selle masina tööle. Panin seda naatriumkloriid lahus sinna on ju. Ja see nagu ei hakka auru tegema. Nagu auru ei tule. Ja ma kirjutan Annikale mingi joo, nagu see masin ei tööta. Ma vaatasin pildi pealt, et väga oluline sinine jupp on puudu. Ja ta oli mingi oi, et ei tea küll, et vaatan kodust ringi on ju. Aga vaata, mul ei ole sellest mingist ravimikarbis olevast sinisest jullast abi, sest see on hoopis teine sinine julla. Mul on vaja seda sinist jullat, mis oli selle komplektiga kaasas, tänu millele üldse aur tekib. Ja kell oli mingi 11 öösel ja ma olist nagu friik. Ma tahtsin täna teha auru. Nagu miks sa müüd mulle mingit rõvedat kasutatud toodet uue pähe? Nagu 40 €. Ühesõnaga ja siis ma leppisin nagu kokku, et teeme niimoodi, et ei ole mingit aegade klapitamist, siis seal hakkas juba mingi auramine pihta. Ma ütlesin, et kannad mulle ära selle raha ja nagu ma panen sulle posti ja kõik hästi on ja ma kannan ise selle postikulu. Ja siis Annika lihtsalt ei vasta mulle enam. Ja mul on väga kahju, et ma ei vaatanud ennem, nagu ei teinud taustakontrolli, sest mul oli tõesti kiiresti vaja on ja. Aga noh, ta on saripettur selles mõttes. Ta oli juba kedagi teist seal petnud ka, ta oli nagu petturite grupis üleval ja ma olin lihtsalt mingi mine pekki, ma sain nii haigelt üle praegu. Nagu nii haigelt, ma olin
oi, ma olin nii kettas ja jah, sa arvasid õigesti, 40 eurot ei ole siiani minu kontol tagasi ja ilmselt ei tule ka kunagi. Nii et ja ühesõnaga ma annan selle masina lihtsalt prügiaardeks grupis ära, sest et nagu sellest ei ole tolku ja need varuosad haisevad suitsu järgi ja nagu kuidas sa müüd sellist asja mulle üldse? Kuidas sa tuled, annad mulle käest kätte selle üle ja ütled, et see on täiesti uus toode? Ja nagu I get it ja ma oleks pidanud tegema läbi jaga ja ostukaitse ja kõik asjad on ju. Aga nagu, kui ma tein näiteks läbi Marketplace'i selle sama ostu, kui see toodaks on nagu Marketplace'is, ja ma tein sama tehingu, siis mitte miski tegelikult ei kaitse mind. Et jah, ma saan aru, aga mõte ongi see, et sa maksad selle ostukaitset on ja saad pärast nagu vaidlustada. Aga oleks on väga paha poiss on ju, et ma ei viitsi nagu mingid, oleks see ja teine, nagu ei, mul on see olukord praegu ja see ongi pekkis ja ma olengi ise süüdi, et ma tegin sükse sammu, aga samas nagu Annika on pettur, vaata. Nagu Annika, anna mu raha tagasi. Reaalselt anna mulle mu 40 euri tagasi kohe. Ma olen nii pettunud. Ühesõnaga jah, aga pildi peal muidugi see kott oli täiesti ilus valge puhas, et ma ei tea, kus kohast see läbi on käinud, aga see on ikka nagu, no ta on elu näinud selles mõttes nagu vaesekene. Seega jaa, siis ma läksin järgmine õhtu ja ostsin lihtsalt apteegist täiesti uue masina 60 euriga. Nii et põhimõtteliselt sott euri lihtsalt panin nagu 2 päevaga hakkama, et saada inhalaatorit. Võt, aga ma nüüd mängin Martaga, nii et süüke story time teile siis. Meie reality siis. Marta mängib ja jooksendab. Mina puhastan lapiga ja sorteerin puhast pesu. Nagu ma ütlesin teile, esimene asi, mis Mikku koju tulles teeb, paneb klaavi pisti, keset elutuba. Lapsele? Klaaveri, muusika! Laps hakkab kuulma, hakkab arenema. Marta, isi hakkab sulle mängima klaaveri muusikat. Kus see süsteem on? Toom on vist mingi odavam otsa klahv ja käib ka. No kõige odavam, 4 sotti ikkagi. No. Archie! Owner manual. Griffin! Ja see mälkas, see on tõesti sina. Mida sa irvad? Seda sa küll ei pane kuskile. Ei pane. Mida sa... Ma unustasin kaamera koju, nagu te aru saate sellest kvaliteedist, aga mul tehti eksprompt tellimus. 3 küünalt pakkisin just ära, panin küpsise ka lisaks kaasa, sest täna ma neid ometigi tegin ja panin temmisse. Mul on viimasel ajal toiduideed täiesti otsas, nii et ma lihtsalt TikTokist vaatasin ja mõtlesin, et teen Big Mac, takosid ja ostsin homseks, meil tuleb Miku see vana klassivend külla, ostsin siukest huvitavat jätest. Mis ilm lihtsalt, vihma sajab normaalselt. Igal juhul, kuna oli Tartust tehtud tellimus, mu tuttav, siis ma olin mingi tavai, ma lähen niikuinii autoga tiirule ja poodi, et ma toon sulle ära ja siis viisin ära, aga siis kui ma sinna läksin, siis minu ees vist läks nagu keegi vahetult enne mind, et ma ei näinud, et seal olid väravad ja siis kui ma hakkasin ära tulema, siis need väravad olid kinni läinud ja ma olin mingi okei. Ta paneme tule uuesti põlema siit nüüd. Ja siis ma kirjutasin Instasse sellele naisele ja siis ta ei vastanud ja siis ma pidin ühesõnaga tagurdama sinna tagasi. Mul nüüd Telo ühendas CarPlay'ga ära vahepeal, nii et ma ei tea, kust kohast see enne klipp lõppes, aga sain lõpuks välja ja siis tulingi Rebase Rimisse ja ostsin Big Mac takode materjali ja homseks siis lasagna materjali ka, et kui tulevad külla, siis ma teen lasagnat ja mingit rukola, kirstomati, väga lihtsalt salatit nagu kõrvale ka. Nagu te juba nägite vist, või no ma ilmselt ainult ise näen seda, aga shit on kild väljas ja tegelikult see on mul nagu aastaid olnud juba, aga lihtsalt seda ehitati vahepeal ja see ehitatud tükk püsis päris hästi, nagu mitu aastat, aga nüüd üks päev ma tegin Martale nagu, et see on nii armas, niimoodi hullud suresin hambad kokku, siis ma kuulsin, et kraks käis ja siis ehitatud osa siit võetus ära. Nii et ma tegelikult panin 9. detsembriks hambarsti aja, aga siis me olime Tallinnas, ma ei saanud üldse aru kuupäevadest, täiesti lohe. Ja siis nüüd ma sain 18. ehk siis neljapäeva peale. Nii et siis ta ehitab mulle uuesti selle esihamba tüki siia. Võt, mind ennast lihtsalt jubedalt häirib ja ma oleks peaaegu jõulupildistamise canceldanud selle pärast, et mul on tükk hambast väljas. Nagu mitte keegi ei näe seda, aga lihtsalt ennast vaata häirib. Jaa. Mis siis juhtus? Mis siis juhtus?
nii, ma tegin kastme valmis, majonees, ketšup ja sinep ja panin tavalist sibulat, lõiksin siia sisse. Nii, mu Big Mac taco sai valmis ja kohe on siis esimene emotsioon. Teate väga ohtliku koha peal, pudalikorgi peal. Mega hea. Mega hea. Ma ei tea, miks me seda varem ei ole teinud. Nii, see